Ma räägiks täpsemalt lahti, mida me pakume kinnisvara virtuaaltuuride puhul ja ma eeldan, kui selle video käima panid, siis sa otsid kedagi, kes aitaks sind virtuaaltuuri tegemisega. Ja meie teeme peamiselt siis Matterporti 3D virtuaaltuure. Ja inimesed teevad neid erinevatel põhjustel, kui sa plaanid midagi kinnisvara näiteks, siis neid soovitakse lisada kinnisvaraportaalidesse. Neid tahetakse jagada näiteks Facebooki kinnisvaragruppides eesmärgiga, et kohtuda siis objekti peal tükk maad tõsistemate huvilistega juba, kohtuda tükk maad vähem igasuguste kinnisvaraturistidega ja läbi selle siis säästa oluliselt nii enda kui kõikide osapoolte aega ja muuta kogu müügiprotsess tükk maad efektiivsemaks iseenda jaoks. Nüüd need kõik ruumid, mis sa siin näed hetkel, on 3D-lasa skaneeritud, mis tähendab seda, et ekraani peal näete te ruume täpselt sama suurena, kui te seal kohapeal viibiksite. Need ruumid ei ole kuidagi kummis, need ei ole mullis, need ei ole kuidagi moonutatud. Ehk see probleem tekib tavaliselt siis, kui tehakse virtuaaltuure tavalise 360 fotokaameraga, aga tänu sellele, et nad on 3D laser lidariga skaneeritud, siis need projekteeritakse täpselt sama suurena ja see annab huvilistele võimaluse saavutada selline reaalne ruumitunne siis kodust lahkumata. Tänu sellele, et see korter on 3D lasa skaneeritud, siis tekib ruumidest 3D mudel. Siin all vasakul nurgas on 3D ruumiplaani ikoon, te võite selle käima panna, te saate neid ruume vaadelda igasuguse nurga alt, pöörata neid, siin on juba kirjas, mis ruumidega on tegemist ja see 3D ruumiplaan lahendab ära minu jaoks väga olulise probleemi. Ehk kui ma otsin spetsiifilist kinnisvara näiteks spetsiifilises piirkonnas, siis sõltumata sellest, kui hästi on tehtud kinnisvara fotod, siis päeva lõpuks ma tahan aru saada, mismoodi üks ruum aseteb teise suhtes. Ja kui ma sellest ruumiplaanist aru ei saa, siis ma jätan paratamatult selle objekti oma valikuringi ja ma lähen seda vaatama. Ja inimesed, kes on tutvunud virtuaaltuuridega, siis oskavad paremini hinnata, kas see vastab üldse nende vajadustele, kas seda tasub üldse vaatama minna ja läbi selle tegelikkusest kohtute objekti peal tükk maad vähem kinnisvaraturistidega. Need inimesed saavad ise tutvuda nende ruumidega siit, see virtuaaltuur ise vastab nendele küsimustele juba. Ja läbi selle tuleb ka rohkem kvaliteetseid päringuid kinnisvaraportaalidest sisse. Teeme väikse sammu edasi ja paneme käima siis joonlava funktsiooni siin all nurgas ja nüüd ilmuvad ruumiplaanidesse kõik kasulikud pinnad. Need on siis ruumide pinnad siseseinte järgi. Siin on võimalik vaadelda ja samamoodi on siin ruumide pikkused ja laiused. Nüüd kui te vajutate jaluta ikooni ehk siis lähete ruumidesse sisse ja püüate seal navigeerida, muideks liikuda annab edasi tagasi paremale vasakule nagu irteklahvidega nagu arvutimänguski või siis hiirega ettepoole plõksides, siis need mõõdud on alati nähtavad. Ehk igas ruumi, kus te sisse astute, on teil olemas ka kõrgusmõõdud ja see annab suurepärase ülevaate nendest ruumidest. Nüüd, kuna virtuaaltuuri keskseks fookuseks on ikkagi ruum, siis sageli tahavad ka müüjad tähelepanu rohkem, ehk võib-olla mõnda kinnisvara müüb mitu maaklerit, teete rohkem ise turundust, jagate seda virtuaaltuuri Facebooki kinnisvaragruppidesse, siis oleks hea, et aru saada, kes kohe müüb ja see all vasakul nurgas on võimalik käima panna eraldi siis virtuaalne visiitkaart ja võimalik panna siis müüja nimi, kontaktid ja pilt, lisaks siis lingid sotsiaalmeedia kontodele ja nii edasi ja see ilmub välja siis, kui te hakkate siin virtuaaltuuris navigeerima, see on võimalik ära kinni panna, kui see närvidele käib, ehk see lihtsustab selle kontakti loomist. Nüüd viimane funktsioon, millest tahaks ma rääkida, on mööbli eemaldamine virtuaaltuuridest. Tavaline on see, et kui kinnisvara fotodelt palub klient eemaldada mingeid objekte, näiteks ütleb, et noh, siin on väike kaablitükikene, me ei ole jõudnud valgustit panna, võtke see kõik piltidelt välja, see on täiesti arusaadav, siis tänaseks kinnisvara virtuaaltuuridest on võimalik AI abil juba fotogrammeetriast välja võtta mööbel. Kui te vajutate selle diivani funktsiooni peale, siis jäävad selles korteris ainult valged seenad ja puhtad põrandad. Nüüd AI püüab puhastada need asju välja, ta teeb veel jätkuvalt vigu, ta ei puhasta ideaalselt mõnendas punktides, kus te võile liigutada, näete veel mingit mööblijuppe või tükke, aga teda arendatakse ja ma arvan, aasta jooksul läheb see aina paremaks ja paremaks. Selline oli funktsionaalsus, mis täna sind ees ootab. Need ajad, kus virtuaaltuurides sees ringi ainult keerutati, on ammu läbi juba ja sedamoodi on võimalik oma ruume tükk maad efektiivsemalt presenteerida. Nüüd, kui sul on vaja, et keegi teeks sulle virtuaaltuuri, siis meil on üldiselt kombopakkumine. Me käime ja lasen skaneerime objekti ära, sealt sa saad endale ruumiplaanid ja sellest samast virtuaaltuurist on võimalik välja võtta siis kinnisvara fotod, et 3-1 ja käime tavaliselt üle Eesti, teeme majasid, majade puhul teeme ka väljast majad ümbert ja võtame peale ka tegelikkuses krundi. Kõik majutusärid, muuseumid, majatootjad, majamudelid, ühiskondlikud hooned, igal pool oleme käinud ja oleme teinud. Nii et kui sul on projekt, mida sa tahaksid digitaliseerida, anna meile teada, räägime lähemalt ja võib-olla saame sulle abiks olla. Nii et aitäh!